ettevõtjad, kes te olete tulnud täna meie naiste ettevõtluse konverentsile hoogu naisettevõtlusele. See konverents toimub meil teist korda samas formaadis enam-vähem nagu eelmisel aastal. Fookused on natuke jälle uuemad, aga ma arvan, et kõik te, kes te olete pikka aega olnud ettevõtluses, kes te olete alles alustanud, kes te mõtlete, et võib-olla peaks juba tasapisi tagasi tõmbama või need, kes tahavad lähiajal alustada, ma loodan, et kõik saavad siit kaasa võtta väikese tarkusetera või kogemused. Ja miks siis just nimelt täna, 19. novembril me seda konverentsi peame, kes teab? Õige, ongi. ÜRO on meil viimase nädalaga väga populaarseks läinud ja pean ütlema, et ka see rahvusvaheline naisettevõtluse päev on ÜRO algatatud ja nemad pidasid ÜRO peahoones oma suure konverentsi ära juba reedel, aga erinevatel päevadel enne ja siis loomulikult täna ja kindlasti veel nädala jooksul erinevates maades seda naiste ettevõtluse konverentsi peetakse. Ja tahan öelda veel nii palju, et me oleme teinud niisuguse organiseerimise tiimi, et peaettevõtja on siin Eesti Naisuurimuse Teabekeskus, mina olen selle juhatuse esinaine Reetlaja, aga meil on olnud väga hea koostöö eelmisel aastal ja ka sel aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Meil on terve võrgustik naiste ettevõtluse toetajaid, MTÜ-sid ehk vabaühendusi ja tänavu siis lisandus meile tugevasti õlga alla panema ka ettevõtlus kõrgkool Mainor. Nii et teeme ühiselt ja ma loodan, et päev läheb korda, aga sissejuhatava sõnavõttu oleme palunud ettevõtlusministrilt Rene Tammist. Palun. Austatud daamid, rõõmu on täna siin nii arvukale publikule esineda ja tahaksin tänada selle ürituse eestvedajat, reetlajat ja Eesti Naisuurimuse Teabekeskust ning kõiki teisi inimesi ja organisatsioone, kes tänase ürituse õnnestumisse on panustanud. Tänasel naisettevõtluse päeval on teema hoogu naisettevõtlusele igati asjakohane. Just hoogu, julget pealehakkamist, oma ideedesse uskumist, aga ka visapingutust ja valmidust vastutada on vaja, et ettevõtjana edukas olla. Ometigi jõuavad vaid vähesed naised ettevõtjate ja tippjuhtide hulka. Vaid 15% tippjuhtidest maailmas on naised ja see trend ei ole viimastel aastatel väga palju oluliselt muutunud. Oluline roll on kindlasti eeskujul. Naisest ettevõtja peaks olema uus normaalsus. Loodan, et alustavad, aga ka juba tegutsevad naisettevõtjad võtavad oma südameasjaks olla teenäitajateks ja ka eeskujuks. On väga oluline, et meil on algatusi, mis edendavad naiste ettevõtlikkust. Tänase ürituse kontekstis tooksin esile kaks sellist edulugu, Tech Sisters ja Superheroes. Väga hea näide on näiteks Tech Sistersi algatus, kus noortele neidudele suunatud tehnoloogiaprogramm aitab neil mõista ettevõtlikkust ja seda, et tehnoloogia sobib kõigile taibukatele. Superheroes eesmärk on tuua tüdrukuid infotehnoloogia juurde. Valdkonda, mis seni on paraku olnud pigem üsna meeste keskne. Kuid just IT on üks võtmevaldkondi, milles peitub tuleviku kasv. Ning sellesse kasvu panustajate ja kasvust kasusaajate hulgas võiks tänasest tunduvalt enam olla ka naisi. Samuti ei saa unustada hariduse rolli. Mida rohkem naisi valib IT või inseneri elukutse kasuks, seda tasakaalustatum on ühiskond ning sellel on positiivne mõju ka ettevõtlusele. Ka riik on selles valdkonnas panustanud
oleme algatanud ennekõike tüdrukutele ja noortele naistele suunatud kampaania IKT on kõikjal, mis aitab kummutada digivaldkonnas levinud stereotüüpe ning innustada noori naisi senisest julgemalt kaaluma digivaldkonna erialadel kõrgkoolides õppimist ja töötamist. Kaasaegses infoühiskonnas on digitaalne kirjaoskus äärmiselt tähtis, seda nii töötaja kui ka ettevõtja vaatepunktist. Digitaliseerinud äri lisandväärtus on üldjuhul kõrgem ja jätkusuutlikkus kindlam. Konkreetselt naisi puudutavalt on digioskused ja IKT ka üks suurimaid võimalusi palgalõhe kahandamiseks. Tunnustan teid, head naisettevõtjad, sellest, et olete julgenud alustada ja julgenud võtta vastutust. Ettevõtlus on ka vastutus oma otsuste ees. Iga ettevõtja ja ettevõtlik inimene on väärtus Eestile, sest ainult ettevõtlus loob väärtust. Just seetõttu on vajalik julgustada tulevasi naisettevõtjaid alustama. Võrreldes teiste riikidega on Eesti naisettevõtjad nooremad. Kiiresti on kasvanud nende naiste hulk, kes on ettevõtlusega äsja alustanud või plaanivad lähiajal alustada. Ettevõtlusaktiivsuse näitajad aga langevad naise vanuse kasvades, kuna ettevõtlusega alustamine muutub vähem atraktiivseks ning teadvustatakse enam ettevõtlusega kaasnevad riske. Samas just naised vanuses 45+ oleksid need, kes võiks ja ka ise tahaks ettevõtlusega alustada. Paljudel neist naistest on mõttes läbi käinud idee teha oma väikeettevõtte või elustiiliäri, et napib konkreetseid teadmisi ettevõtlusega alustamiseks. Just selle sihtgrupi unistuste realiseerumiseks on oluline astuda nii-öelda esimene samm. Registreerida oma firma, teha pangakonto, võtta ettevõtte arvele Maksuametis ja muud taolist. Just sellepärast keskendus oktoobri alguses läbi viidud ettevõtlusnädal naisettevõtlusele. Tahaksin toonitada, et edukate ettevõtete aluseks on mitmekesisus. Üksi on raske edu saavutada ja mitmed uuringud näitavad, et tõhusamad on need tiimid ja ettevõtted, kes on mitmekesised. Nii sooliselt, vanuseliselt kui ka isikuomadustelt. Lõpetuseks loodan, et saate siit täna kaasa palju häid mõtteid ja kontakte ning jagada kogemusi. Koostöös sünnib ka tulemus. Head konverentsi!